Tere kõikidele kuulajatele, tere kõikidele vaatajatele. Täna on jällegi käes reede ja ma toon teile välja siin tarokaartidega järgmise kuu, vaid järgmise nädala energiat. Võtan kõikidele tähemärkidele välja 3 kaarti, positiivse energia, negatiivse energia ja samas võtan ka soovituskaardi nädalaks. Ja nädal on siis teie jaoks tänasest 31. oktoobrist kuni 7. novembrini ehk järgmise reedeni. Selle video all kirjelduses on olemas ajakoodid, kui te soovite kohe pääseda enda tähemärgi juurde, enda tähemärgi energiate kirjelduste juurde, siis vajutage video all olevat ajakoodi ja pääsete kohe sinna, siis ei pea nagu teisi tähemärke kuulama, kui teil selleks soov puudub. Esimesed 3 kaarti on neitsidele, neitsi tähemärgis sündinutele. Ja väga sellised huvitavad, väga sellised teravad, väga sellised kuidas ma ütleks, mentaalsed ja tõsised energiad on. See nädal on selline nädal, kui te saate lõpuks ometigi võtta endale mingisuguse vastutuse. Kas te olete kaua oodanud, et teil tekiks mingisugune vastutus? Olgu see siis suhtealaselt, tööalaselt, ükskõik kus. Te olete ootanud seda vastutust, te olete ootanud seda kohustust. Ja nüüd sellel nädalal lõpuks tekib teil võimalus see endale saada. On ta teile igal juhul positiivne. See võib olla mingisugune töö, see võib olla mingisugune leping, kokkulepe, mis annab või õigemini, mis seab teile nagu mingisugused kohustused. Ühesõnaga, teile tuleb mingi teatud laadi kohustus, mis küll võib teid mingil määral või kuskil milleski piirata, aga ta on teile positiivne. Näiteks, kui te olete tahtnud endale mingisugust töökohustust või mingisugust, töökohustust ja te ei ole siiamaani teda saanud, aga olete seda hirmsasti tahtnud, siis nüüd te selle saate või vähemalt on teil võimalus see saada. Aga kust tulevad piirangud? No võib-olla siin tulevad piirangud selles suhtes, et teil jääb nagu aega millekski muuks vähem. Et mingisugused piirangud sellega ka kaasnevad, aga see on teile kindlasti kohe positiivne. Et uued kohustused, kus teil tuleb midagi teha. Ma ei tea, võib-olla alluda mingisugusele graafikule, mingisugusele nimekirjale, ükskõik mis. Võib-olla tööl, võib-olla suhetes, kõik elusfäärid on siin. Need on siis mingisugused normid, mingisugune kord, mingisugused kohustused ja nad on teile kõik head. Mis oleks teile negatiivne energia? Negatiivne energia on ärge laske endale sellel nädalal ligi mingisugustki suhete katkemist kellegagi, koostöö katkestamist, mingisugust sidemete lõpetamist. Ja siin käib just nimelt jutt nagu kellegi inimesega või inimestega. Kui te tunnete, et kuidagi miskit liigub teil selles suunas, siis tuleks teil nagu mõista, et kui see nüüd praegu toimub, see katkemine, see äraminek, see lahkumine, siis jääb see teile niimoodi kauaks. Ja taastada on seda praktiliselt võimatu. Mitte kunagi, võib-olla isegi ei saa enam taastada. Et kaardid ütlevad väga tõsiselt teile, et ärge rebige kellegagi suhteid katki. Pigem lükake see edaspidiseks, aga ärge seda sellel nädalal tehke.
Samamoodi negatiivne energia ütleb teile niimoodi, et igasugused konfliktid, tülid, arvete klaarimised, üle peade sõitmine, nui neljaks, aga ma seisan omal positsioonil. Ma saavutan oma tulemused, oma eesmärgid üle teiste sõites. Oma tegudega, oma sõnadega, oma väljaütlemistega. Et selline nagu sealt võib tulla küll mingisugune võit. Aga see ongi võit üle laipade sõna otseses mõttes. Ja mingil hetkel hiljem te saate aru, et see ei tasunud ennast ära. See ei õigustanud ennast ära. Nii et ühesõnaga ei mingisugust iga hinna eest võitu saavutust tulemust, palun ärge üritage sellel nädalal. Et kellegist täielikult ülesõitmine sõna otseses mõttes. Et sellisel juhul hoidke ennast vaos. Ärge laskuge konfliktidesse, hoidke ennast nagu selles suhtes seotuna. Pange mingil hetkel oma silmad kinni, siduge oma käed kinni, olge tegevusetu, olge liikumatu, ärge nähke, ärge kuulge. Laske konfliktidel minna. Laske minna sellel, mis tahab teie käest seda iga hinna eest võitu. Ärge osalege palun selles. Et see ei ole teile hea. Soovituskaardina saan teile öelda seda, et ilmselt on see selline nädal, kus te lähete arvatavasti enda jaoks küllaltki võib-olla mingisugustesse võõrastesse protsessidesse, mis hakkavad nagu tasakesi teie jaoks avanema, avalikustuma. Need võivad olla tööalased protsessid, ärialased, elulised, suhtevaldkonnas, igasugused erinevates väljendites. Avate mingi enda jaoks vajaliku informatsiooni. Mingisugune tõde tuleb päevavalgele. Sellele tuleks teil tähelepanu pöörata, sellest tuleks teil osaleda, sellest tuleks teil olla. Kas see tõde, mis teile päevavalgele tuleb, see informatsioon, mis avalikustub, kas ta on teile meeldiv ja hea? Siin ma ütleks, et pigem ei. Aga teil on seda vaja. Hea on see nädal võtta vastu mingisugune tõde, mis ei ole teie jaoks meeldiv. Hea on sellel perioodil avada mingisuguseid, see on selline nagu mingi sügav eneseteadmine. Samas on see mingisugused saladused, informatsioon, teave, midagi tuleb nagu avalikuks ja sellest tuleks teil olla, sellest tuleks teil osaleda, sellele ei tohiks nagu selga pöörata, ära minna. Et selles oleks vaja osaleda, selles oleks vaja olla, sest see on teile väga kasulik. Paistab siin olevat veel ka selline asi, et need, kellel on sellel nädalal mingisugused kohtuasjad, juriidilised asjad, igasuguste institutsioonidega mingisugused toimetused, samamoodi ka religioossed toimetused, religioossed küsimused, maagilised protsessid, maagiaga seoses, rituaalid. Kõik see on teile sellel nädalal väga hea aeg selleks. Väga hea aeg. Kohtuprotsessid, juriidilised protsessid ma vist ilmselt juba nimetasin, et nendega tuleks ka tegeleda. Tõde ja kõike tuleks päevavalgele kiskuda, tuleks vastu võtta, aga palun mitte üle laipade, palun mitte üle peade.
ja kui tulebki välja mingisugune tõde või mingi, et siin selles suhtes ka, et tuleks olla nagu, tuleks võtta endale vastutus mingisuguse informatsiooni osas. Ja samamoodi hakata avama, ma ütlesin mingit saladust ilmselt. Avaneb mingi saladus. Ja see on teile kasuks, aga palun ärge minge selle pärast kuskile lahingusse. Samamoodi kui teie sees istub mingisugune saladus ja te juba ammu tahate nagu seda saladust kellelegi avada, siis praegu on kõige soodsam aeg selleks, et seda teha. Selleks, et üldse nagu kõik pinnale tuua, pinnale kiskuda, vot selleks on väga hea aeg. Kas siis teis eneses või kelleski teises siis välja urgitseda, juurida, tuhlata midagi. Paraku see on hea ja see toob teile tegelikult lõppkokkuvõttes mingi positiivse tulemuse. Ja kui teie teate kellegi teise saladust ja teil on vaja nagu sel teemal rääkida ja see on teile hästi oluline ja vajalik, siis selleks on väga sobiv aeg. Ühesõnaga igasugused manipulatsioonid saladustega on sellel nädalal väga edukad. Neitsid, ma soovin teile ilusat nädalat. Järgmiseks on mul välja pakkuda kaardid kaladele, kalade tähtkujus sündinud. Kalade tähtkujus sündinud. Väga hea aeg igasugusteks heategevuslikeks protsessideks. Väga hea aeg selleks, et aidata, väga hea aeg selleks, et paluda abi. Mida see kõik teile annab? See annab teile meeletult suures koguses positiivseid emotsioone. Et teil on nagu selline huvitav protsess see nädal. Kus läbi mingisuguse abi, läbi mingisuguse toetuse tuleb teile väga palju rõõmu, sest see on teie jaoks, see nädal on teie jaoks rõõmuaeg. See on positiivsete emotsioonide aeg ja see aeg tuleb teie ellu läbi teie lahkuse, läbi teie avatud südame, läbi teie soovi aidata, toetada. Kõik seal, kus teie poolt peaks tulema abi, teie poolt tulema kellelegi abi, toetus, siis sellest teil tuleks osaleda. Seda teil tuleks teha. Teie poole võidakse pöörduda abi järgi, tulla ja küsida näiteks, et palun aita mind, palun tee minu eest, palun tee minuga koos, palun ole minuga koos. Vot sellisel juhul tuleks aktiivselt sellega teil nõus olla, mitte karta. Öelge lihtsalt jah, ma saan, jah, ma teen, jah, ma osalen, jah, mul õnnestub, ma saan hakkama, ma olen nõus. Sellega te panustate nii väga tugevalt sellesse, kuhu te praegu lähete. Tohutu panus oma tuleviku energeetikasse, tuleviku reaalsusesse ja oma ellu. Väga suure panuse annate. See on nädal, kui peab aitama, see on nädal, kui peab toetama. Ja samamoodi ka vastupidi on siin, et kui te tunnete vajadust, et teid keegi aitaks, siis sellesse tuleks teil ka minna. Mitte karta mitte mingil juhul.
Teid aidatakse kohe kindlasti. Ma ei tea, võib-olla tahate kelleltki midagi küsida, võib-olla tahate kelleltki midagi paluda, võib-olla tahate kellelegi midagi teha lasta. Minge sellesse. Teid aidatakse ja seda kindlasti ühemõtteliselt kohe. Et see on selline transformatsiooniline nädal selles suhtes, et kui te isegi ka võib-olla ei uskunud või ei usu, et teil see miskit, mis teil praegu on, õnnestub, siis ma ütlen teile ühemõtteliselt, et see õnnestub. Koostöö, see on väga-väga suur märksõna teil sellel nädalal. Mina aitan ja mind aidatakse. Hästi palju oleks just teie see lahkus, suuremeelsus, headus, vastutulekus, positiivne ellusuhtumine, selline, no tõesti selline nagu maksimaalselt positiivne olek, hoiak, seisukoht. See viib teid väga-väga palju edasi, väga-väga palju aitab ja ta loob teile mingisuguse väga turvalise pinnase. Tulevikuks on see teile juba, ta on kohe küll, aga ta tulevikuks ilmselt, mitte ilmselt, vaid kindlasti annab teile sellel kujul nagu kuidagi ka mingisuguse väga positiivse tagasiside. Mingisugused protsessid te võidate, mingisugustest ebameeldivustest lähete te ära, jätate maha, liigute ainult edasi. Kõik üldse see, mis on nagu selline juba väga nagu pikalt kestab ja oleks vaja sellest nagu välja minna või edasi liikuda ja nii edasi, et see oleks ka nagu väga hea. Pidage ainult meeles, et negatiivne energia ütleb teile, et ei oleks vaja midagi ära lõpetada. Kuskile panna mingisugust, ma ei tea, tõmmata seda finaaljoont, panna rasvast punkti, et kõik nüüd on lõpp, edasi selles ei tegutse, edasi selles ei osale, et kõik see on nagu negatiivne. Et jah. See siin on ka mingisuguseid protsesse teil siin elus, kus teil praegu nagu puudub mingi täielik ülevaade. See võib tunduda teile, et nagu ei ole nagu mingit täispilti kuskil koos. See võib teile tunduda ebameeldiv. Aga kui te tunnete, et teil ei ole kuskil mingit täispilti koos, siis iseenesest ei tohiks see olla faktor millegi lõpetamiseks. Igasugused lõpetamised, igasugused sellised üleminekud, mis kulmineeruvad lõpuga, et need kõik oleks nagu negatiivsed. Et teil ei ole vaja midagi lõpetada, teil ei ole vaja kuskile mingisuguseid punkte panna, sest te kuidagi pigem kasutage, kui teil on vaja, kasutage ja küsige kellegi abi. Ma ütlesin, siin on see abikaart, see on hästi-hästi teretulnud, hästi hea ja hästi positiivne. Et liikuge palun edasi. Ärge lõpetage mitte midagi, kas siis kellegi toel, kellegi najal, kellegi abil, kellegi nõuannetel ja nii edasi. Et pöörduge, küsige ja nii edasi ja samas ise ka, kui teie poole tullakse. See annab teile meeletult suures koguses positiivseid emotsioone. Et selline väga hea ja huvitav nädal on kalakesed teil. Soovin teile ilusat nädalat. Skorpionid. Väga paljudel sellel nädalal tuleb välja selliseid abi ja toetuse kaarte. See nädal tundub vägagi olevat selline abistamise ja toetuse nädal, et kuidagi need energiad liiguvad väga selles suunas. Ütlen kohe ära, et nagu kaladelgi teil on samad energiad, vägagi sarnased energiad on teil kaladega, te mõlemad olete kuulute ka numeroloogias ühte, et selline väga selline
ühtne energia on teil, aga teil on nagu rohkem selline radikaalsem, teil on nagu rohkem selline äkilisem võib-olla see teema. Ühesõnaga, esimene asi, mis ma kohe teile ütlen, mitte midagi sellel nädalal ei lõhu, ei lammuta, ei purusta, ei viska ära, ei katkesta. Ei lõhu, ma vist juba ütlesin. Ühesõnaga kõik, mis on määratud hukule, lõpetamisele, äraviskamisele, kõik see on negatiivne, absoluutselt negatiivne. Järsud näiteks töölt äraminemised, vallandamised, suhete lõpetamised, mingisugused hästi äkilised ja järsud sellised lõpuga teemad. Kõik on teile väga-väga negatiivne, mitte midagi sellist ei tohiks teha. Kui teil tekib see tunnetus, ma ei taha enam, ma ei saa enam, mulle ei meeldi enam, ma lõpetan ära ja nii edasi, siis lihtsalt katsuge see kuidagi nagu kõrvale lükata. Ärge minge selle energiaga kaasa, ärge laske tal võimust võtta enda üle. Sest teil on positiivne energia, mis räägib selle eest. Inimkontakt, inimressurss, kommunikatsioon on teil väga-väga positiivsel energial, väga-väga positiivsel energial. See tähendab seda, et kui on miski, mis ajendab teid uksi kinni lööma, lõpetama, ära viskama, katkestama, kõik, mis ma siin eelnevalt nimetasin, mis on sellise kardinaalse ja totaalse lõpuga, siis pöörduge inimeste poole. Igasugune kommunikatsioon, kommunikatiivsus, suhtlemine, kontaktid, muljete vahetamine, diskuteerimine, kõik selline teiste inimestega seoses on teil väga-väga nagu positiivne, väga-väga hea. Et tehke seda. Kui te pöördute kellegi poole abi järgi, kui te pöördute kellegi poole nõu saama, kui te pöördute kellegi poolt toetust küsima, tehke seda, teid aidatakse ühemõtteliselt. Mitte keegi ei jäta teid hätta, mitte keegi ei ütle teile ära, mitte keegi ei keeldu, mitte midagi sellist ei juhtu. Pöörduge julgelt, küsige julgelt, paluge julgelt, ühemõtteliselt te saate head vastused. Samamoodi, kui teie poole pöördutakse, mitte mingil juhul ei löö ust kinni, ma ei aita sind, ma ei toeta sind, ma ei anna sulle nõu ega mitte midagi. Mitte mingil juhul seda teha ei tohiks. Positiivsel positsioonil on aitamise ja toetamise kaart. See on väga selline energia, mis on väga suuremeelne teiste inimeste suhtes ja suuremeelne teie suhtes just nimelt abi ja toetuse osas. Kasutage seda, tehke seda sellel nädalal kindlasti. Et kui tekib selline tunnetus, et ma ei enam, et kõik aitab, siis siin tuleks kuskile kellegi juurde pöörduda. Et inimkontakt, ma ütlesin teile, et ressurss on väga hea. Hästi palju suhtlust, hästi palju kontakte, hästi palju kommunikatsiooni, hästi palju sellist suhtlemist. See on kõik väga hea. Ja kusjuures teil laabub sellel nädalal kõik see kontakt ja suhtlus kõigiga. Ükskõik, kas inimene on teist noorem või vanem, kas inimene on teist pikem või lühem, kas inimene on teie arvates teist rumalam või on ta hoopiski teist mitme peajagu targem. Ükskõik milline see hierarhiline positsioon ka ei oleks, teil laabub kõigiga. Laabub nii omasugustega kui ka kõrgemate ja madalamatega, suuremate ja väiksematega, vanemate ja noorematega, kõigiga. Igasugused pidustused, igasugused koosviibimised, igasugused üritused, kõik lähevad teil hurraa peal. Ainult ärge laske mingisugusel laastaval, lõhkuval, lammutaval energiat oma nädalat ära rikkuda. Siin pidutsemine ka, et novembris, et esimene nädal, kellel siin on
Skorpionidel võib olla juba sünnipäevad või siis siin on ka pidutsemised ja koosviibimised, sellised lähevad väga hästi. Kellel siis mahuvad selle nädala sisse nad. Tähistada on teil kindlasti midagi. Te saavutate mingisugused tulemused, te saavutate, kui te isegi mõtlete niimoodi, et ma ei saa sellega hakkama või mul ei õnnestu see või kuidagi ükskõik milles see teil ka ei oleks, teil õnnestub ühemõtteliselt, te saate ühemõtteliselt hakkama, mis teema see teil ka ei oleks. Siis te jätate maha mingisuguse koorma, mingisuguse olukorra, mis teid võib-olla pingestas, mida te järgi võib-olla tirisite juba ja nii edasi. Sest teil on mida tähistada, teil on mille peale karikaid tõsta, teil on mille üle rõõmu tunda. Valdavalt võib siin olla tegu mitme inimesega, aga suuremalt jaolt tundub mulle, et siin on tegu kuidagi teie nädalas teie ja veel 2 persooni. Et see on selline nagu selline läbi jooksev inimressurss, mis tundub siin olevat. Ja ma soovin teile, Skorpionid, ilusat nädalat ja kuni järgmise korrani. Järgmiseks on meil vähid. Huvitav nädal ja nagu ma näen, hästi aktiivne nädal, väga tegus nädal ja kaardid soovitavad teil ka olla hästi aktiivne. Hakkab mulle kohe silma, et te seisate sellel nädalal väga tugevalt valiku ees. See on nädal, kui teil saab olema nagu väga palju nagu mingisuguse täiuslikkusega sündmusi. Saab olema palju rõõmu. Miskit saab teie jaoks kuidagi nagu normi. Miskit saab tasakaalu. Ja lõpuks nagu laheneb midagi teil ära, mis võib-olla kaua ei lahenenud. See toob teile maksimaalse positiivse tulemuse. See on see, millest te saate maksimaalselt rõõmu tunda. Perega seotud üritused, lähedastega seotud üritused, sugulastega seotud üritused või inimesed, keda te tunnete, et on teil hästi lähedased, laabuvad teil kõik väga hästi. Olge nendega koos, tegelege nendega, suhelge nendega, kommunitseerige nendega, tehke nendega koostööd, see läheb teil väga-väga hästi. Ja nagu ma ütlesin, et teil saab olema see nädal ilmselt suure tõenäosusega sõna otseses mõttes mingisugune valik. Valik selles mõttes, et kas saada rõõmust täies ulatuses osa või teine variant on olla pettunud ja mitte minna sellesse rõõmustavasse protsessi. See protsess ise võib olla nagu mida iganes. Kellel on see tööalaselt, kellel suhtealaselt, ma ei tea, kellel tervisega seoses, võib-olla on see mingite ostudega seoses, kulutustega, projektid, ükskõik mis iganes. Et kõigil teil on oma protsess see nädal, aga põhiline on see, et te olete nagu valikus ja kui te valite selle, kus on väga palju midagi ja millesse te lähete nagu ülepeakaela sisse, siis see toob teile positiivseid energiaid. See tunnetus on selline, et seda on hästi palju, ma süvenen, ma lähen sellesse ülepeakaela sisse. Te saate selle kõigega hakkama ja see protsess toob teile maksimaalset rõõmu. Saate hästi hakkama ja tunnete sellest protsessi käigust juba väga palju rõõmu. Iseenesest on see teile väga suure aktiivsuse nädal, suure nagu koguse tegemiste ja toimetamiste nädal. Ja te tõesti nagu jõuate ära teha selle, mida te varem ei jõudnud. Ma ei tea, võib-olla lükkasite varem midagi kõrvale,
Võib-olla ei jätkunud teil ennem selle jaoks energiat, sest see on väga energiline kaart. Võib-olla ei jätkunud teil ennem millegi jaoks nagu jõudu. Aga see nädal on see, kui te suudate väga palju ära teha. Ja soovituskaart ütleb, et seda on ka soovitatav teha. Selline nagu, see on hästi energiline kaart, väga energiline, see on nagu Duracell'i jänes, kohe mingisugune nagu mingi energialaviin lahvatab teie peale. Jõuate ära teha meeletu koguse asju, ülesandeid ja te olete väga edukas oma tegevustes, oma tulemustes, oma tegudes. Väga-väga edukas, väga palju saate positiivseid emotsioone selles osas tunda. Ka see, mis sai teil nagu ennem võib-olla kunagi kõrvale lükatud, õnnestub ka see teil ära teha. Ma ei tea, võib-olla isegi see, milles või kus olid teil mingisugused takistused ennem, ei õnnestunud. Võib-olla moraalselt tundus, et ei ole veel selleks valmis ja nii edasi. Kõik need asjad saaksid tehtud, kui te nad käsile võtate. See lõpuks teil õnnestub. Ainult võtke ja ainult tehke. Kõige selle te võite mööda lasta, kui te olete lihtsalt pettunud, kui te olete lihtsalt solvunud, kui te olete lihtsalt haiget saanud tunnetusega. Siis te jääte kõigest sellest rõõmust, kõigest nendest positiivsetest emotsioonidest ilma. Üleüldse, kui teile miskit valmistab pettumust, kui miskit teeb teile haiget, kui miskit on teil nagu, võt ongi nagu need mõõgad teravad on südames, torgivad teid, siis teadke, et see on vale. See ei ole õige. Ärge olge selles, ärge elage selles, ärge minge sellesse. Igasugused pettumused, igasugused solvumised, kõik see oleks väga-väga negatiivne teile see nädal. Ja kui teil nad juba on, siis need on teil valed. Võt selline huvitav energiate kooslus. Ja ma soovin vähid teile ilusat nädalat. Kaksikud. Siin on mul kaksikud. Mida räägivad mulle kaksikute energiat? Natukene teile valgust, ma ei pannud tuld põlema, aga ma loodan, et te näete. Midagi uut võib tulla. Midagi uut tuleb teile kindlasti. Ja see oleks teile väga nagu hea vastu võtta. Võib-olla tunnete, võt siin ma näen sellist energiat. Kui teile tuleb ellu midagi uut, siis võtke see vastu. Isegi siis, kui te tunnete, et te ei taipa, et te ei saa aru, et te ei mõista kõike või ei mõista kõiki päris lõpuni. Võib-olla tunnete, et isegi kohati nagu eksperimenteerite millegagi, püüate uut moodi, uut lähenemist, maitsete midagi, mekite mingit tegevust või midagi, lasete käiku midagi uut. Aga selle teema prisma, selle teema filter on teie jaoks see, kus te peaksite esikohale seadma materiaalsuse. Natukene läks segaseks, ma katsun teile seletada. Uue energia, millega tasuks kaasa minna, isegi kui te tunnete ennast diletandina, isegi kui te tunnete ennast mitte kõike teadja, oskajana ja nii edasi, siis see ei tähenda mitte midagi. Alustage uusi asju, tehke uusi tegemisi, uuendusi, maitske uusi protsesse, mekkige ja kõike seda nagu laske see endale ligi. Aga kõik see uus peab läbi käima läbi prisma materiaalne ja finantsiline, aga mitte läbi prisma emotsionaalne.
see filter peaks vahel olema. Ehk te filtreerite, et põhi nagu selline fookus ja tähelepanu sellel uuel on materiaalsel ja finantsilisel, aga mitte emotsionaalsel. See on väga-väga oluline sellel nädalal, sest sellel nädalal teil tunded ei loe. See tulemus, mida te tahate saada või mille poole te hakkaksite liikuma või osalete, peaks olema materiaalne, finantsiline või ajaline või siis nagu ravilt, nagu mis on tervisega seotud, kasulik. Just nimelt kasulik. Aga mitte see, mis pakub emotsionaalset rõõmu. Näiteks ütlemegi niimoodi, et kui te võtate rohtu, siis te peaksite rohtu võtma seda, mis on teile kasulik, aga mitte see, mis teile maitseb. See oli natukene tobe näide, aga ma põhimõtteliselt sisu sain teieni tuua. Et mitte emotsionaalselt meeldiv tegevus, aga ressursselt, materiaalselt, finantsiliselt kasupoolne või kasulik tegevus. Et läbi mingisuguse pehmuse prisma ei tohiks see nädal asju lasta. See on see, kus te tahate teha võib-olla asju läbi selliste filtrite nagu aitäh eest, tänu eest, läbi pehmuse, läbi suuremeelsuse ja nii edasi. See ei tööta. Kuidagi peab olema nagu kasu peal. Just nimelt tulemusliku kasu peal. Kasu on ka see, kui te, hea küll, jätame selle asja nii, ühesõnaga põhimõtteliselt saite aru. Mis on nagu negatiivne energia veel ütleb? Esiteks, ärge lähtuge oma emotsioonidest, ärge lähtuge oma sellisest suuremeelsusest. Natukene ja üldse, et ärge lähtuge teistest inimestest. Ärge kuulake teisi inimesi, vaid teie ise olete nagu iseenda õnnesepp see nädal. Ega teid ei toetata, ega teid ei innustata teiste inimeste poolt. Suuremalt jaolt need teised inimesed on kas teie pereliikmed, kas teie lähedased, sugulased või keegi inimesed, kes on teile nagu hästi lähedased. Ega sealt seda toetust, sealt seda poolehoidu sellel nädalal ei tule. Ja üldiselt ei olekski vaja see nädal teha nende jaoks või nende pärast. Te peaksite tegema enda jaoks ja enda pärast. Lihtsalt energiat soosivad seda. Kui te ütlete niimoodi, et aga ma ju ei saa, kuidas nii, siis te keerate lihtsalt käru sellega iseendale ja neile ka, kui te lähete seda negatiivset energiat pidi. Et siin tuleb nüüd niimoodi. Üldse see nädal on teil materiaalsed tehingud väga hea. Esiteks on teil väga hea tervisressurssne. Teiseks on teil materiaalsed tehingud väga head, ostud, müügid. Kui tulevad mingisugused väljamaksed, kõik nad on hästi olemas teil. Teie enesehinnang, teie väärtus, teie väärtuse kasv, teie enesehinnangu kasv, teie reputatsiooni kasv, see kõik on olemas. Te olete hinnatud, te olete väärtustatud ja nii edasi. Ärge laske ennast oma perel, oma lähedastel, oma sugulastel, oma sellistel lähedastel sõpradel alahinnata, mitte mingil juhul. Et ja uute teadmiste hankimine, informatsiooni hankimine, õpingud, lugemised, kõik see, mis on seotud mentaalsega, informatsiooniga, kõik see sujub teil väga-väga hästi. Aga baseeruma peate, nagu ma ütlesin, materiaalsel, mitte emotsionaalsel. Et selline huvitav nädal teile. Soovin teile ilusat nädalat ja kuni järgmise korrani. Järgmiseks on mul, see on sõnn, sõnnid.
rahunemise nädal on teile. Suuremalt jaolt sõnnid on see nädal kas teil nagu selline nädal nagu puhkus, nädal nagu lõõgastus või selline äärmisel juhul rahulik ootus. Selline tasakaalukas, balansseeritud nädal. See nädal, kui ei ole vaja mingisugustesse äärmuslikkustesse minna. Ja ka nädal, kui saab teile nagu saabub lõpuks mingisugune, ma ei tea, vabanemine mingisugusest äärmuslikkusest. Sest kuskil oli teil mingisugune ülekaal, disbalanss, tasakaalutus. Vot nüüd sellel nädalal tuleb teile tasakaal. Tuleb tasakaalustunud tunnetus ja tunnete ennast selles hästi nagu kergelt, mõnusalt, hästi. Ühesõnaga, kas balansseerute teie ise või balansseeruvad mingid olukorrad, sündmused, aga sellega kaasnevad loomulikult ka teie ise. Et tasakaal, rahu, see kõik tuleb teie ellu. Ja selles sfääris teie elus, kus oli nagu tasakaal väljas, sinna ta teile tuleb. Ma ei tea, võib-olla puudutab see teie finantse, võib-olla materiaalseid teemasid, võib-olla aega, võib-olla tervist, võib-olla intiimsfääri. Kuskile on neid ressursse läinud liiga palju. Kas liiga palju teie aega, liiga palju teie raha, finantse, materiaalseid mingid teemad, tegemisi või olete oma tervist kuskile liiga palju kulutanud või intiimsusega seoses. Vot kuskile on midagi läinud liiga palju ja vot see läheb nüüd tasakaalu balanssi või tuleks viia siis sinna. Kuskil on midagi selles osas liiga palju. Tulete selles osas nagu... Ma ei tea, te olete nagu mingisuguses selles ülekaalukuses, selles äärmuses, olete te nagu, juba nagu oravrattas. Selline oravrattas seisund ja sellest te tulete välja. Tuleb rahunemine, normaliseerumine, tuleb mõõdukuse tunnetus. Kaob ära teie jaoks see liiga palju tähendus, sest tuleb rahunemine. Et selline hästi hea energia on. Tahaks teile öelda veel, et kui me räägimegi niimoodi, et soovituskaart on kõike seda, kõike teie ressurssi, millest ma rääkisin, igasugused, kõik see, mis puudutab teie aega, kõik see, mis puudutab teie finantse, kõik see, mis puudutab teie materiaalseid tegevusi, kõik see, mis puudutab teie intiimsfääri, kõik see, mis puudutab teie seda tervist, füüsilist tervist, ei tohiks panustada maksimaalselt. Piisab sellest, kui on mingid protsessid, mingid tegevused, mingid asjad, aga mitte maksimalism. Maksimaalsus. Et ka see maksimaalselt olla nagu olgu. Ma räägin korraks veel negatiivsest energiast, et siin tuleks olla ettevaatlik samuti suurte rahade osas, suuremate kulutuste osas, suurte ostude osas. Ja nende riskide osas, mida te võite siis nende kulutuste ja ostudega endale nagu külge tõmmata, kaela tõmmata. Et ärge see nädal nende asjadega tegelege. Sest põhimõtteliselt lihtsalt tulemused ei saa olema sellised, nagu te tahaks. Et tulevad natuke teistsugused tulemused. Soovituskaart ütleb, tehke koostööd inimestega. Suhelge inimestega, kontakteeruge inimestega. Teil tuleb kuskil nagu ennast näidata, võib-olla tõestada, et see õnnestub teil väga hästi. Väga hästi. Igasugused eksamid, igasugused testid, igasugused kontrollid, igasugused sellised ülevaatamised, igasugused sellised, kas teie või teie dokumentide või teie töö või ükskõik mis, tegelege sellega, see läheb teil väga hästi.
see õnnestub teil ja see toob teile tasakaalu, see toob teile balansi, see toob teile rahu. Kui teil on vaja kellelegi ennast tõestada, näidata, siis tehke seda. Seletage kätega, seletage, žestikuleerige, näidake, osalege oma kehakeelega. Et see nagu hästi palju nagu annab teile tulemusi. Hästi palju annab teile tulemusi. Ja kui te ootate mingisugustelt ametiasutustelt mingisuguseid vastuseid või tulemusi, siis ka tõestage, näidake, juhtige tähelepanu ja kõik, et see kõik on väga nagu selline positiivne protsess teil see nädal. Aga lihtsalt negatiivne on mingisugune maksimalismus. Soovin teile ilusat nädalat. Ja kuni siis järgmise korrani. Järgmiseks on mul välja pakkuda ladumine, kes mul need olid nüüd, ma pean korraks mõtlema. Veevalaja, veevalaja kaardid on siin. Veevalaja. Väga head on teil uued algused, uued stardid, ideaalne nädal selleks. Alustage, tehke, minge oma impulssidega kaasa, kõik on väga hea. Ükskõik, kus te tahate, nädala jooksul ükskõik, mis avaldub. Ma teen nüüd seda, ma alustan nüüd sellega, ma lähen osalen selles. Kõik see on positiivse energiaga teil saadetud. Et kõik, millel on siis uuenduse ja sellise uudishimu ja sellise algatuse maik juures, et see on nagu selline hästi-hästi positiivne. Kaardid soovitavad teil olla hästi selline emotsionaalne, lahke, anda teistele nõu ja saada ise nõu. Olla selline avatud oma tunnetes, olla selline abivalmis, lahke, pehme, suuremeelne. Kohati võib isegi tunduda, et nagu laine, et lainetate nagu emotsioonidelt täiesti selline, mitte selles mõttes, et negatiivsed ja positiivsed lained, vaid selles mõttes, et nii pehme, nii lahke nagu lainetus, nagu selline pehme lainetus. Et see on teile hästi hea energia sellel nädalal. Olete avatud, olete lahke, olete suuremeelne, abivalmis, et konsulteerite, ise küsite konsultatsioone, kui kuskilt on vaja nõu. See kõik on teile ääretult positiivne. Negatiivne energia on lõhun, lammutan ja nii edasi. Et olge see nädal ettevaatlik lõpetamistega. Olge see nädal ettevaatlik äraütlemistega, lammutamistega, lõhkumistega, katkestamistega, kõige sellega. Ärge minge absoluutselt selle peale välja. Ärge lõhkuge, ärge rebige suhteid katki. Igasuguseid kontakte, mitte midagi ärge lebige, ärge vallandage, ärge minge ära. Ükskõik mis, ärge loobuge millestki, ärge tehke nagu mingisuguseid rutakaid järeldusi. Ärge tehke rutakaid otsuseid, ei ole vaja teha. Ja pidage ka meeles seda, et kui te alustate midagi uut, lähete millessegi uute sellel nädalal, siis ärge lõhkuge midagi vana. Las jäävad asjad paralleelselt. Mitte mingil juhul lõhkuda. Te lähete uude, aga te jätate paralleelselt alles midagi olemasolevat. Küll te kunagi saate ära minna, kunagi saate lõhkuda ja nii edasi, aga mitte praegu. Las nad jäävad paralleelselt. Et sellist asja, et uuega asendan vana, ei tohiks mitte mingil juhul see nädal toimuda. Mitte mingil juhul.
Aga teate, uued algused on ka sellised huvitavad, et kui ma esimest korda lähen sinna, kui ma esimest korda teen seda, see kõik on uue alguse nagu nime all. Ja need uued algused, uued tegevused, just nimelt siin on valdavalt nagu tegevustega, aktiivsustega, et see on hästi-hästi positiivne. Aga pidage meeles, me ei lõhu, me ei lammuta. Ja need uued algused, algatused, need kuidagi kulmineeruvad hästi. Et ma otsustasin nüüd, et ma lähen ja osalen täna seal esimest korda või mind huvitab see, et ma lähen sellesse loengusse, ma lähen sellesse raamatukokku, ma lähen sellesse suhtlusse, ükskõik mis, see toob teile hulga positiivseid emotsioone. Hästi-hästi nagu mõnus ja hästi-hästi meeldib. Ma soovin teile ilusat nädalat ja kohtume siis järgmine nädal uuesti. Lõvid. Lõvi. Siin on mul lõvidel. Lõvid, teie liigute teie lähenete, teie liigute see nädal oma unistuste täitumise poole. Hästi-hästi meeldiv nädal, hästi-hästi tore nädal. Teil on väga palju kohustusi, teil on väga palju ülesandeid, teil on väga palju tegemisi, teil on meeletus koguses aktiivsust. Kõik see, mida teil on nii palju, kõik seda, mida teil on tohutult, kus te osalete või olete omale rahmanud või teete, kõige sellega te saate maksimaalselt hästi hakkama, tulete toime. Kui teil on mingisugused tegevused, toimingud, projektid, osalused, ükskõik kus on olnud nagu selline tunnetus, et ma ei jõua kunagi sinna finišisse, ma ei jõua kunagi sinna finaali, ma ilmselt ei suuda, ei jaksa, ei jõua seda kunagi ära lõpetada, see ei lõpe kunagi, siis võib-olla olete midagi juba kõrvale lükkanud, võib-olla olete midagi ootele pannud või seisakusse jätnud. Kõik need asjad, kus te tahate finaali jõuda, tulemuseni jõuda, te lõpetate sellel nädalal absoluutselt maksimaalselt edukalt. Kaardid ütlevad ühemõtteliselt aktiivsed protsessid, kus te panete lõpupunkti. Ja sellega seoses täitub ka teie mingisugune unistus. Kuskil te olete nagu väga pikka aega tahtnud, et saaks see ometi läbi, saaks see ometi tehtud, jõuaks see lõpusirgele. See tuleb teile. Üleüldse, mis unistused, mis suured tahtmised, soovid teil on, mille poole te olete liikunud, see saab oma kulminatsiooni, teie mingi soovunistus täitub. Üldse on teil tegelikult see nädal selline hea nädal, kui tasub unistada, tasub soovida. Küsige, ma ei tea, kus te küsite universumist, kõiksuselt, kes küsib Jumala käest, kellele mis on kallis, kellele mis on nagu tähtis või kes, küsige ja teie soovid täituvad. Osake küsida ja küsige, et te nii väga tahate, te nii väga soovite, te nii väga palute. Ja te saate see nädal selle. Väga hea energia on selles suhtes. Universum toetab, universum hoiab ja universum kingib teile sellel nädalal. Võtke see vastu. Kui teile veel tundub ka, et kuskil on teil mingisugune koormus on liiga suureks langenud või nagu juba nagu murrab teid, siis ega teid see nädal ei murra ükski koormus, absoluutselt. Pigem te vabanete mingistest koormutest ja nii edasi. Mis oleks see nädal negatiivne? Vaadake, kuidagi on nagu selline energia, mis ütleb, et te kuidagi nagu üksinda saate väga tugevalt kõigega hakkama. Ei lähe teil kuidagi nagu väga mingi koostöö inimestega.
Et selles mõttes teil ei ole vaja minna kellegi käest midagi küsima. Kellelegi midagi tõestada ei ole vaja, kellelegi midagi näidata, esitleda, presenteerida. Just nimelt tõestamine on see siin ka. Et ei ole vaja seda teha, te ei saavuta sellega mitte midagi, see ei vii teid mitte kuskile, te ei saa mingisugust tunnustust, te ei saa mingisugust heakskiitu. Te saate ise ainuisikuliselt nende asjadega hakkama. Et negatiivne on see, kui inimesed ei ole teiega nagu koostöös. Inimesed ei ole nad ei kiida teid, nad ei tunnusta teid, ühesõnaga te ei lähe läbi nende eksamitest, te ei lähe läbi nende testidest ja nende arvustused teie suhtes ei ole nagu positiivsed teie tegemiste või olemiste suhtes. Ühemõtteliselt üksi. Jah, see on teile raske, on koormav, kuidas ma üksi saan hakkama. Saate, nagu koliseb saate. Et selline huvitav nädal. Soovin teile ilusat nädalat ja kohtume siis järgmine kord. Ambur. Ambur. Ma räägin teile teie negatiivsest energiast. Palun unustage sellisel nädalal või tähendab sellel nädalal sellised sõnad nagu ma rõhun, ma survestan, ma lömastan. Ükskõik, kus teil nende sõnadega kokku puutute, rõhumine, surve, lömastamine, sundimine, nii teie enda kui siis mingite väliste olude osas. Ehk siis nagu välismaailma poolt teile või siis teie poolt kellelegi. See kõik oleks lihtsalt kaotus teile. See on läbikukkumine. Seda ei tohiks teha. See ei ole selle nädala töövahend teil, absoluutselt mitte. Koristage need sõnad sellel nädalal üldse ära. Üldse oma elus sellel nädalal koristage need sõnad ära, mis ma mainisin teile. Konkurents, võitlus, surve, lömastamine, kehtestamine, täielik läbikukkumine on see teie jaoks see nädal. Te ei suuda nagu mingisuguseid oma positsioone säilitada ja tõestada läbi jõu ja surve. Absoluutselt mitte. Kuidas te seda suudate teha? Läbi oma tarkuse, läbi oma mõistuse, aga mitte läbi jõu. See surve tegelikult, see rõhumine ja see lömastamine ja see kehtestamine, see kõik võib tulla läbi sõnade, läbi tegude, läbi väljaütlemiste, ükskõik läbi mingite aktiivsuste, ükskõik kuidas. See on väga negatiivne. Positiivne on see, kui positiivne soovituskaart ütleb ka, ega teid ei mõisteta, teist ei saada aru, aga pidage meeles, et teil on ühemõtteliselt tegelikult õigus, absoluutselt õigus. Teie mõtted, teie tegevused, teie vaated, teie arusaamad, need on ainuõiged. Ja need teised, kes need on, nende omad ei ole, aga ega see ei tähenda seda, et te peaks minema sellesse võitlusse. Võt seda tuleks välistada. Seda ei oleks vaja teha. Eralduge, eemalduge. Aga te eemaldute ja eraldute selle teadmisega, et mul on õigus. Mina tean õieti, mina oskan õieti. Ja see on ka nii. Lihtsalt see ongi nii. Aga see võitlus ei anna midagi. Lubage endale pettumus see nädal. Teie sisemaailmas, sest teie sisemaailm, mida keegi ei näe, seal on pettumus või tuleb pettumus.
pettumus kas kelleski inimestes või mingites sündmustes. Laske see pettumus oma ellu. Las ta olla. Ja üleüldse te võite nagu pettuda ka mingisugustes, vaat see võib väljenduda ka kuidagi niimoodi. Võib-olla te tahtsite midagi omada ennem ja nüüd kaotas see tahtmine aktuaalsuse. Millegi pärast nagu muutus teile pettumuseks. Et kui te nagu enne midagi tahtsite, armastasite, soovisite ja nüüd te enam seda nagu ei taha, teile ei meeldi, ühesõnaga ei ole teile nagu see, mida te tahate, siis laske sellel tundel endas väljenduda. Kui te kunagi armastasite, kunagi meeldis, kunagi tahtis, siis see ei pea tähendama seda, et te praegu peate armastama, tahtma, soovima. Midagi on, millest te lihtsalt pettute. Te võtate endale vastu sellise tunnetuse, et vot kõik, see ei meeldi mulle enam, ma ei taha seda enam. Ja olgegi aus iseendaga, kuulake seda häält. See ei ole üldse paha. Et väljendage oma pettumust, väljendage oma mittemeeldimust, väljendage seda sõna ei, ma ei taha, mulle ei meeldi, ma ei soovi, aga ärge tehke läbi surve ja jõu seda, vaid tehke pigem sellise nagu eemaldumise ja eraldumisega. Te võidate sellega palju rohkem. Kui sellise energiaga konflikti minna, siis siit midagi head ei tule. Pigem selline, jah, mulle ei meeldi enam, jah, ma ei taha enam, ja ma ühesõnaga midagi iganes, mis nagu valmistab pettumust, siis lihtsam on minna eemaldusse, lihtsam on minna ära, aga te lähete selle teadmisega, et teil on õigus. Küll kunagi tuleb see lagedale, küll kunagi tuleb see nagu päevavalgele, et teie õigus oli. Et siin kaardid väga konkreetselt räägivad, et teil ei õnnestu mingisugune oma positsioonide säilitamine, tõestamine ja nii edasi. Ja kui teil on ka mingid sellised protsessid, et te peate kuskil ennast kehtestama, näitama, peate kuskil ennast kaitsma ja nii edasi. Ja te kukute seal läbi, siis sellisel juhul see pettumus, mille te sellega saate, on teile, see haiget saamine on teile kasulik, sest sellega te mõistate siis väga paljudki. Et selline huvitav energia. Soovin teile ilusat nädalat. Kaalud, siin on mul kaalud. See on selline huvitav nädal, kus on tasakaalu leidmise nädal. See on nädal, kus te ei löö laineid üle pea, vaid olete pigem sellises nagu ootuses. Aga hakkame järjest vaatama. Mitmendat korda see nädal tuleb mul see üks sama kaart välja. See tähendab seda, et selle nädala energiat on väga sellised ühemõtteliselt. 2 vastastikust energiat. Väga huvitav on siin aspekt. Abi, toetus, suuremeelsus. Kõik see on teile hästi positiivne. Kõik see on teile hästi hea. Eriti just kontekstis. Üks on vanem, teine on noorem. Üks on suurem, teine on väiksem. Üks on targem, teine on teie arvates siis nagu rumalam. Et kui selline mingisugune hierarhiline nagu koostöö, see toimib teil suurepäraselt, väga hästi. Kui teie vajate kellegi abi, pöörduge,
küsige. Kui keegi vajab teie abi, pöörduge, küsige. Nõuanded, tegemised, aita mul seda teha, aita mul toda teha, ma aitan sul seda teha, ma aitan sul toda teha. Kõik selline on ääretult positiivne. Te loote sellega endale mingisuguse pinnase sellel nädalal, mis hiljem tulevikus tasub ennast teile väga-väga ära. Te saate tulevikus öelda, et küll on hea, et ma seda tegin. Nüüd maksab see ennast mulle positiivselt tagasi. See on ka selline huvitav aitamine, kus te isegi ei pea küsima selle eest nagu midagi vastu. Te aitate lihtsalt niisama suuremeelsusest. Et selline hea. On teil elus ka mingisugused protsessid, kus te tunnete, et ma vist ei lahenda seda asja ära. Ma vist ei vabane sellest situatsioonist, sellest olukorrast, ükskõik mis iganes ka ei ole. Vabanete, see nädal vabanete. Kus te nüüd isegi ei uskunud või ei ootanud või et teile tuleb mingisugune võit, mingisugune tulemus, siis tuleb, ühemõtteliselt tuleb, sest te jätate selja taha midagi enda jaoks, kas siis koormavat või ebameeldivat ja te lähete, liigute edasi, aga liigute edasi hea ja positiivse suunas. Negatiivne energia vastupidiselt räägib, et miks ma rääkisin teile sellest hierarhiast, et siin on hästi oluline, et positiivsel energial on näha koostöö, mõlemad on koostöö inimestega, aga siin on näha vahe. Siin on hierarhiline, see tähendab, et keegi on siis kuskil, aga siin on nüüd see sirgjooneline, see on selline, kuidas ma ütlen, diagonaali jookseb. Me oleme ühe vanused, me oleme ühel tasemel kolleegid ja nii edasi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Me oleme ühel tasemel ükskõik kus. Võt see ei lähe teil see nädal. Kohe kuidagi ei lähe. Koostöö sellises formaadis, kus teie peate ennast esitlema, tõestama, kus teid vaadatakse, testitakse, hinnatakse, see ei lähe. Läheb koostöö, kus on omavaheline koostöö. Sina mulle, mina sulle. Üksteise mõistmisega, see on ideaalne. Aga see, kus keegi teid, no kas sa saad hakkama, no kas ja kuidas sa teed ja kõik sellised asjad, see ei lähe. Selle eest tuleks teil ennast sulgeda. Et kui tulevad sellised koostööd. Üleüldse on hea nagu kuidagi, vaadake, kui te isegi selle abistamise osas, mis oli positiivne energia, on tunnetus, et aga kui ma seda inimest nüüd aitan, et ega, või kui see inimene mind aitab, et ega ma ei teagi, mis sealt lõpuks nagu välja tuleb. Et te ei peagi teadma, sealt tuleb ainult positiivne välja. Et kaardid soovitavad teil kuulata nagu üldse see nädal nagu hästi tugevalt ka mingisugust oma seda sisetunnetust, intuitsiooni, teie sisehääl hakkab teie palju rääkima. Ja see kõik on hästi seotud selle koostööga, pehmes sellises nagu abiformaadis. Aga see, kus on koostöö materiaalne, kus on koostöö nagu testimise, nõudluste ja eksamineerimiste ja selliste kas sa saad, kas sa suudad ja nii edasi, sellises vormis siin tuleks ennast sulgeda. Et seda vormi mitte lasta. Üleüldse oleks hea võtta mingisugune neutraalne positsioon seal, mitte osaleda. Tuleks leida mingisugune balanss, tasakaal see nädal. Kuskil on teil midagi nagu tasakaalust, balansist väljas. Võib-olla ongi, et liiga palju on seda käsku
ja liiga vähe on seda lahkuse ja soovi ja tahtega. Et siin tuleks asju kuidagi nagu mingit moodi balansseerida ja teha. Üleüldse avanevad teil mingisugused võimalused, variandid, teised teed, et sellised väljapääsud mingid on. Aga valdavalt kaardid soovitavad teil siiski ka ikkagi jääda kuskil mingisugusesse, kui teil ongi vaja minna kuidagi ennast tõestada, kas mingites ametiasutustes või te peate viima oma mingisugused dokumendid kontrolli kuskile või te peate mingeid eksameid andma või te peate ülemusele midagi näitama, tõestama, siis väga hea oleks pigem jääda see nädal ootesse, et mitte osaleda nendes protsessides. Ja võtta selline ootepositsioon sisse. Et selline huvitav energia positiivne siis ma aitan, ma teen, ma võtan vastu abi, ma annan abi. Negatiivne energia siis pigem selline, et ma pean, sa pead, kas sa saad hakkama ja nii edasi, et selline nagu käskivas vormis pigem ja igasuguse kontrolliga. Et selline huvitav nädal. Ma soovin teile ilusat nädalat ja siis kuni järgmise korrani. Vot see on huvitav nädal, see on mul kaljukits. Ja vot teil kaljukitsed toimub see nädal midagi väga-väga tähtsat, väga-väga tõsist, sest kõik 3 on suured arkaanid. See tähendab seda, et teil saavad olema see nädal kas mingisugune informatsioon, mingisugused otsused, mingisugused tulemused, mingisugused sündmused, midagi saab olema sellist, mis hakkab edaspidises elus teid tugevalt nagu mõjutama. Ja hakkame siis natukene nagu lähemalt vaatama. Et need on väga tugevad kaardid ja ühemõtteliselt midagi väga huvitavat avaneb teile see nädal. Midagi, mis annab teile võimaluse midagi teada saada. Siin on näha, et on mingisugune salajase informatsiooni avanemine. Vana informatsiooni, mida te ei teadnud võib-olla juba ammu. Te nagu saavutate mingi teadvustumise tipu ja teil avaneb võimalus midagi hästi sügavuti mõista, hästi sügavuti midagi teada saada. Sõna otseses mõttes teadvustumine, sügav mõistmine. Ma ei tea, ma ütleks isegi, et mingisugune valgustumine, et väga-väga tugev nagu sügav mõistmine. Ja kõik see on väga-väga kasulik teile. Kõik see on väga-väga nagu hea teile. Mis on veel hea? Hea on üldse teil tegeleda see nädal ääretult soovitatav ja hea, kellel on mingisugused juriidilised asjad, dokumentatsioon, kohtuasjad, ametiasutustega asjad. Need lähevad teil hurraa peale. Siin on 2 juriidilist kaarti, mis on positiivsel positsioonil. Igatepidi teie jaoks maksimaalselt positiivne tulemus. Üldiselt on teil väga hea minna kuskile sellistesse, iga kui on mingisugune kohtumõistmine, mingisugune teie mingisuguse kohtumõistmine kas teie üle või mingisuguste teie dokumentide üle või kuidagi see kõik see läheb teil niivõrd positiivselt, niivõrd hästi. Igasugused juriidilised toimingud. Hästi hea oleks
hästi sügavale kuskile minna ja teha enda sees, kui mitte enda väljas kappides ja igal pool mujal, siis enda sees mingisugust suurt puhastust. Kui teil on mingisugused süütunded, kui teil on mingisugused enesepiinad, need tuleks kõik päevavalgele kiskuda ja ära lahendada. Aga siin on nüüd üks nüanss. Seda ei oleks vaja kiskuda päevavalgele nagu kõigi jaoks, vaid teie iseenese jaoks. See on see, kui te kisute iseenese sügavustest välja midagi. Te saate nagu väga tugevalt millestki aru, mõistate. Tuleb teile selline eureka moment, selline valgustumine, taipamine, arusaamine. Aga see on teile, see on ainuüksi teile. See ei ole kogu maailmale vaja teada, see ei ole kogu maailmale vaja edasi anda, kindlasti mitte. Üleüldse, kui teil on nagu soovi ka teha mingisugust suur puhastust oma kodus, oma kappides, oma sahtlites, oma peas, ma ei tea, kus iganes, siis tehke seda, see kulgeb teil väga hästi, see läheb teil väga hästi. Informatsiooni hankimine kuskilt hästi sügavalt, kui teil on vaja kuskilt välja tuua mingisuguseid saladusi välja õngitseda, te õngitsete need väga hästi välja. Läheb teil hästi, te kisute midagi väga tugevalt pinnale, midagi hakkab avanema. See on positiivne teile. Kui teil endal on mingid saladused, mida te olete ammu varjanud, hoidnud, siis nendega võiks ka tegeleda. Aga siis nendega võiks ka tegeleda. Ja kui te teate, et kellegi teisel on mingi saladus, kui te teate seda, siis oleks ka õige aeg nendest rääkida. Läheb väga hästi, läheb suurepäraselt. Balanss, tasakaal tuleb teie ellu. Harmoniseerumine, rahu, õiglus. See tuleb kõik teie ellu. Seal, kus te ootasite mingisugust õiglast ja õiget otsust, mida te tahate, mis oleks teie arust teie jaoks õiglane ja hea, mis oleks teie arust teile õige, siis see tuleb teile. Vägagi tuleb. Kui te tahate ise kuskil nõuda õigust, korda, siis tehke seda. Õnnestub teil väga hästi. Et ma tahan nii, sest nii on õige, ma tahan nii, sest nii on aus, ma tahan nii, sest nii on õiglane ja see kõik läheb teil väga hästi. Mis teid üldse segama hakkab? Segama hakkab teid see, kui te igasuguseid asju tehes olete nagu väga tugevalt enesekindel ja enesega rahul. See on see, kui te ajate oma ninakese natuke liiga püsti, vot see hakkaks teid segama. Et iseenesest on väga hea olla enesekindel, absoluutselt hea. Ja enesega rahul ka, väga hea. Aga see ei ole hea, kui te seda on nagu väga suurtes kogustes, väga suurtes mastaapides. See tähendab, et ma tunnen ennast juba nagu staar, nagu täht. Seepärast, kui te teete midagi või te lähete mingisugustesse tegevustesse, projektidesse, sündmustesse ja mõtlete, et te nüüd ise praktiliselt nendes osalema ei pea, midagi tegema ei pea. Et loodate nagu, et kõik laheneb iseenesest lihtsalt teie, sellepärast, et teie osalete seal ja teie olete seal. Et nagu sellest piisab juba, siis nii see ei ole. Mingid tulemusi niimoodi ei tule. See, kui te ise kohale tulete ja ainuüksi teie see aus ära ja kuulsus, teie see isiksus kui selline, ainult ilma millegi tegemiseta tulemusi ka ei saavuta. Et see ei ole teile nagu tulemuslik.
siin ei tasu mõelda, et teid nähakse, et teid kuuldakse ja kohe teid tunnustatakse. Kuidas ma ütlen, piisab sellest, et ma lähen eksamile, ma ilmun sinna kohale, ma olen ilus, ma olen kena, ma olen kaunis ja küll ma sealt eksamit läbi saan. Vot seda ei juhtu. Ja nagu ma ütlesin, see nina püsti ajamine, liiga staarikas olek, et see ka ei ole hea. Samuti on see kaart tegelikult, mõlemad on informatsioonikaardid. Aga üks on see, kui te kisute informatsiooni välja, kui te avalikustate seda enda jaoks, positiivne, aga kui te teete seda maailmale, kõigile, kisute ennast paljaks maailma ees, informatsiooni paljastamine, see on negatiivne. Ei tasu usaldada nagu kõiki inimesi enda ümber ja rääkida neile kõiki oma plaane, oma sihte, oma eesmärke, oma lootusi välja. Ei tasu. Sest ühesõnaga kõikidele ei või kõike rääkida. Ei tasu usaldada neid inimesi, kes võivad kõik lihtsalt laiali lobiseda. Ja põhirõhk on muidugi siin see, et ma olen maailma naba, et seda ei tohiks kuskil olla. See võib olla teil mingisuguses ühes protsessis ka ainult, et see ülehindamine, oma seisundi ülehindamine ühes või teises asjas, et see oleks väga negatiivne. Et mõelda, et ma olen tähelepanu keskpunkt ja siis ma selle kohe saan, et ma omandan. Olgu see siis tähelepanu, olgu see siis tunnustus, olgu see siis tulemus mingisugune. Selline ekslik tunnetus, ma arvan, et võib teid külastada see nädal küll. Et selline tunnetus võib teid külastada küll, jah. Ja kui teid ootavadki üldse mingisugused võidud ja tulemused, siis siin on see, et nagu nina püsti ajamine oleks väga nagu väga vale. Et siin midagi tuleb teile väga tähtsa olulise balansi tasakaalu saavutate ja sellega kaasneb siis õiglus, harmoonia. Kuskil ongi nagu midagi nagu natukene ülekaalus ka. Avalikkust on mingisugust väga palju. See on informatsioon, teave ja teie. Aga see on niimoodi, et kogu maailmale laia paiskamine. Siin ei ole see hea. Aga valdavalt on nina püsti ajamine siin negatiivne. Ja sellega ma lõpetan. Ma tänan teid ja soovin teile ilusat nädalat. Jäär. Jääradel on mul puudu üks kaart ja ma pean selle kaardi kuskil siit juurde otsima. Ma väga vabandan, natukene läheb aega, sest ma tõesti võtsin mitmed kaardipakid kasutusse. Aga kohe ma väga vabandan jäärad, aga kus sa mul oled nüüd? Ma tean, et tal oli selline kaart siin. Me paneme selle. See kaart oli. Nii, jäärad. Teil on oi kui palju emotsioone, oi kui palju emotsioone, oi kui palju emotsioone. Ei, see oli siin ikkagi nii, see ei saa olla, see oli meil jällegi see abikaart siin. See oli meil see teada-tuntud abikaart, kui teistel kõigil on ta sellel nädalal, kellel ta on ta positiivsel positsioonil, teil on aga paraku vastupidi negatiivsel positsioonil. Ma räägin teile. Jäärad, uus start, uue start, millegi sellise start, mida te oma elus pole veel võib-olla teinudki. Väga hea, väga positiivne. Millises sfääris uued sündmused teid oodata võivad? Suuremalt jaolt materiaalses,
kas siis seotud rahadega või asjadega või uue ostuga. Kuidagi siin niimoodi on. Meeldiv nädal on kohe kindlasti. Meeldiv nädal, hea nädal millegi uue alguseks ja just nimelt materiaalsest vaatenurgast. Võib olla siin uus töö, uus projekt. Kes ootas uut tööd, kes ootas uut tööpakkumist, kes ootas kinnitust oma CV-le, oma kandideerimisele midagi, tuleb. Ühemõtteliselt tuleb, on tähistada, on kokkulepped, on lepingud, on mille üle pidutseda. Uus töökoht on olemas, kes soovib. Projektid täpselt sama, on mida tähistada, on mille peale nagu klaasi tõsta ja nii edasi. Läheb väga hästi. Arendage, alustage. Siin on muide sees ka nagu tervisega seoses, et uued ravid, uued vitamiinikuurid, uued protseduurid, uued protsessid seoses tervisega. Väga hea on algatada. Näiteks kas hakkan isegi trennis käima, kas hakkan neid vitamiine võtma, kas hakkan selliseid teatud protseduure tegema, või ravi osas uued, et siin on kõik see algatus on väga-väga hea. Siin on ka seotud teie eneseväärtusega, teie reputatsiooniga. Siin on ka, et need uued protsessid, need algatused, mis teil on ka algatused teie väärtuste osas selles vallas ja ka teie reputatsiooniga. Et sealt tuleb edasi nagu produktiivne kasv. Füüsiliste protsessidega, tegevustega ja asjade ja varaga ka loomulikult. See on kõik alguseks suurepärane aeg. Ostud, kingitused, kõik sellised asjad nagu väga-väga suurepäraselt ja hästi lähevad. Mingid kontaktid on teil see nädal ees ootamas. On koostööd, on suhtlust, on kommunikatsiooni, üldse hästi selline kommunikatiivne olla on väga hea, on palju positiivseid emotsioone ja võib-olla ka mingisugused uued algused kellegi inimesega seoses või inimestega, valdavalt on siin 2 inimesega, teie ja veel keegi 2, uued projektid ja nii edasi. Et võib-olla külalised teie elus, võib-olla partnerid, kas tööalased või suhtealased või sõprusest või see kõik läheb teil väga hästi. Igatahes see ei ole inimene, kes on, siin ei ole üks inimene, siin on 2 või 3 inimest. Ma pakun välja, et 2 inimest. Ja teil tekib selline nagu, te kombineerite kuidagi oma koostöö ja läheb teil väga-väga hästi. Ja soovituskaart ütleb ka, et peab seda tegema, peab koostöösse minema, peab kommunikatsiooni minema, peab suhtlusesse minema. Et hästi hea, sest selles on midagi, sellest tuleb midagi ja sellega laabub teil midagi, et väga hästi. Alustage, ostke, tehke, rajage, et kõik need uued algused, kõik on väga head. Aga ma ütlen, et valdavalt on siin mingisugused kokkulepped, lepingud, käega löömised, nagu tulemuste tähistamised ja nii edasi. See on kõik väga hea. Mis on aga teile nagu negatiivne energia? Negatiivne on see, kui te hakkate laiali pritsima iseenda energiat kellegi inimese abistamiseks. Või lõputult hakkate ise paluma kelleltki abi. Positiivne energia on see, kui te olete inimestega võrdsed. Sina teed oma asju, mina oma asju või me teeme ühiselt võrdsel tasandil asju. Aga mitte nii, et mina aitan, vean sind järgi või sina aitad, vead mind järgi. Vot see oleks negatiivne. Soovitatav on teil ka otsused vastu võtta, kas siis ise
selgusele tulla kas siis ise, järeldusi teha ise või siis kellega ühiselt koos, aga mitte joosta kellegi juurde abi otsima või kui keegi jookseb teie juurde abi otsima. Või teine variant, võtke aeg maha. Kui te juba praegu seda abi osutate või kui keegi teile osutab, võtke praegu aeg maha ja vaadake, kas te ikka selle abi osutamisel või abi saamisel käitute õieti. Kas ikka on seda teile vaja? Siin võib olla ka niimoodi, et keegi lõputult kogu aeg palub teie abi või teie palute lõputult kellegi abi. Helistan, suhtlen, vestlen, kurdan, küsin ja nii edasi. Teil on oma tegevused, mida teha. Või siis sellel teisel inimesel on oma tegevused, mida teha. Jah, et selline huvitav energia on, et jah, kui kaua ma võin kedagi aidata, täpselt nii kaua aitategi, kuni see enam ei sega, kui see hakkab teid juba segama, siis peaks selle abi nagu või selle toetuse ja selle katkestama. Ja täpselt sama on teiste inimeste poolt ka teile, et kui te muutute juba kellegi jaoks juba nagu järele veetavaks, et siis see on ka pidustused, sündmused, väljas käimised, tähistamised, need on teil väga head. Üldiselt tasubki nagu emotsioonidele, positiivsetele emotsioonidele väga palju tähelepanu pöörata, aga mitte nagu sellele, mis on koormav, mis on raske, mis on see, et seda ei oleks vaja, et positiivsed emotsioonid on väga-väga teretulnud. Aga üldiselt pidage meeles see, me teeme kõike võrdsel tasemel, võrdses koguses, võrdsel tasemel, võrdses mastaabis ja nii edasi. Mitte nii, et üks tirib teist, et see nagu ei sobiks. Et sellised huvitavad energiad on teil see nädal. Ja soovitan siis ikkagi minge igasugustesse uutesse algustesse, mis on, nad saavad olema teile nagu materiaalses või finantsilises mõttes perspektiivikad. Näiteks uus töökoht, kus hakkab hiljem tulema teile ka tasu. Näiteks uus ost, mis hakkab teid hiljem väga hästi teenima. Näiteks pesumasin või mida iganes. Et selline huvitav teema on teil sees. Ma soovin teile ilusat nädalat ja kuni järgmise korrani.